Nii palju kui mina olen meie erinevatelt majandusinimestelt ja teadlastelt ja ka ettevõtjatelt kuulnud, et nagu purskkaevust purskab välja Eestist kapitali, et kõik voolab minema isegi Lätti või ükskõik kuhu, et lihtsalt me voolame kuivaks, meil tekib selline võlgujäämiste ring, mida on juba näha, et olukord on ikka väga nukker, et loomulikult valitsus ei saa öelda, et ta teeb vaesuse eelarvet, aga samas selline nagu Põhja-Korealik või kus see hakkabki meenutama sellist Põhja-Korea täielikku paralleelreaalsust, kus siis ütleme riigitelevisioonis diktor loeb pühaliku häälega ette, et nüüd on meie suur isa Kim Jong-un on leidnud meie toiduhädadele uue lahenduse, tulevad mingid hiigelküülikud või mingisugune imerohi, et Kim Jong-unil olid kunagi, ta tellis mingisugused tohutud suured kas merisead või küülikud, millega ta soovis siis kogu riigi toiduainete probleemi või põua ja näljahäda ära lahendada. Kas see oli tema selles riiklikus ideoloogiaraamatu juheõpetuses? Juchest on Kim Jong-il on hästi palju kirjutanud, olen lugenud neid raamatuid, aga need on internetis ingliskeelsetes tõlgetes muide olemas, tasub lugeda, et siis mõistab sellist natukene, mida nad Põhja-Koreas teevad, aga et kas see tõsi on või mitte, aga et siis Kim Jong-il olla need mingid merisead või küülikud hoopis oma mingiks pidusöögiks, kas tapnud või surid nad ise ära vales kliimas, igal juhul jäi siis ütleme näljahäda jäi likvideerimata, et see, mida meie valitsus praegu siin välja käib, see meenutab juba, sest kõik ettevõtjad, ka töölised, ma arvan eriti ERSO orkestrandid, eks, kui rääkida või vahet ei ole, mis õpetajast politseiniku, päästjani, ajakirjanikuni, ettevõtjani, tehase tööliseni, kõik saavad ju aru, et see ei ole nii